Alustame sellest, et täna avati Tallinnas uus juudi sünagoog ja oma kohalolekuga austas pidulikku sündmust ka Iisraeli asepeaminister Shimon Peres. Peres ütles pronkssõduri teemat kommenteerides, et valitsus lahendas mälestusmärgi teisaldamise küsimuse väga ettevaatlikult ja targalt. Täna keskpäeval läks Tallinnas Karu tänaval kaasakiskuvaks tantsuks. Avati uut juudi sünagoogi. Pidulikul avamisel oli kohale tulnud Iisraeli asepeaminister Shimon Peres, kes on pälvinud ka Nobeli preemia Lähis-Ida rahuprotsessi eest. Samuti austasid oma kohalolekuga sünagoogi avamist Eesti Vabariigi president ja peaminister. Toomas Hendrik Ilvese sõnul on okupatsioonid olnud rängaks kogemuseks ja koormaks nii eestlastele kui ka juutidele. Nüüd näeme taas, et eestlaste seas on juudid oma traditsioone suutnud kõige kindlamalt hoida just vabas Eestis. Selle üheks kinnituseks on ka sünagoog, mille täna avame. Iisraeli asepeaminister tõmbas paralleele eestlaste ja juutide vahel, öeldes, et me mõlemad oleme väikesed riigid, kuid oma saavutuste poolest suured. Shimon Peres ütles pronkssõduri teemat kommenteerides, et selle teisaldamine oli Eesti asi ja välismaalased peaks seda teemat kommenteerides olema ettevaatlikud. But I think the government has handled it with great care and great wisdom. And the conclusion was positive. Mul on väga hea meel, et väga teenekas poliitik, Nobeli rahupreemia laureaat Shimon Peres otsustas tulla Eestisse ja osaleda sünagoogi avamise pidustustel. Kindlasti tema visiit on ka meie riigile väga suureks tunnustuseks. Tallinnas oli sünagoog ka enne teist maailmasõda, kuid see purustati 8. märtsi pommitamises. Juudid peavad täna avatud sünagoogi väikeseks Jeruusalemma templiks ning neile omaste kommetega viidi sünagoogi toora ehk Jumala sõna. Seda kutsutakse toora üle rõõmustamiseks, sellist toora rullidega tantsimist ja see ongi kõige tähtsam osa sünagoogist, Aron Kodesh, kuhu see toora rull jääb siis püsima ja kus see igal teenistusel välja võetakse, seda loetakse. Sünagoogi ehitus läks maksma 22 miljonit krooni, millest 70% maksis suurrahastaja Alexander Brandstein. Sünagoog sai nime tema kadunud ema Bella järgi. Usuteadlase Jaan-Jott Lepiku hinnangul peaks peale tänast päeva Vene meedial olema eriti keeruline meid jätkuvalt fašistideks sõimata. Me kuulsime president Toomas Hendrik Ilvese kõnet, me kuulsime Jeruusalemma ülemrabi kõnet, me kuulsime rabi Shmuel Koti kõnet ja kõik nad rääkisid sellest, kuivõrd väärikalt ja kuivõrd auväärselt on Eesti Vabariik taasiseseisvumisaja järel juute kohelnud, nende kultuuri hoidnud ja toetanud. Et loomulikult teeb see igasugused katsed näidata Eestit mingil määral sellises pruunsärklaslikus valguses mõttetuks.